Tere armsad, tahan sulle jagada mõningad mõtted teemal usus, mitte nägemises. Viimastel kuudel ma olen nii tihti, kui ma olen palvetanud inimestega või rääkinud Jumalast, siis ma ei näe liiga palju imesid. Ma ei näe liiga palju tervenemisi, päästmisi ja üks hommikul, kui käisin jooksmas, siis Jumal pani südamesse peatada üks vanem naisterahvas ja hakkasin talle temaga rääkima ja ta oli vene keelt kõnelev ja sellest ei tulnud midagi eriti välja. Jah, ma küll sain tunnistada oma lugu ja eriti ei saanudki palvetada ja siis ma mõtlesin, et miks see on nii, et sa juhtisid Jumal mind tema juurde, aga midagi eriti ei toimunud. Ja Jumal kohe ütles mulle, ma ei ole kutsunud sind edukaks, vaid ma olen kutsunud sind kuulekaks. Ja see puudutas nõnda mu südant ja ma mõistsin, et see, mida Issand kõige rohkem ihaldab, on see, et me astume usus välja, isegi siis, kui me tulemusi ei näe. Ja ma täna tahan sind julgustada selle kirjakohaga 2. Korintlaste 5:7, mis ütleb, sest me käime usus ja mitte nägemises. Võib-olla sinu jaoks on see finantsiline uskumine, et sa ei näe raha, sa ei näe töökohta, aga Jumal kuidagi kannab sind läbi, Jumal kuidagi varustab. Alles mõni kuu tagasi mul oli autoremont, mis läks päris suureks ja ma ei tea, kuidas ma oleks selle eest saanud tasuda. Mõni päev hiljem tuli üks armas inimene ja pani mulle lauale ümbriku, ütles, me tahame sind toetada. Ja seal oli täpselt see summa, mis mul oli puudu autoremondi maksmisest. Ja see on huvitav, kuidas Jumal praegusel ajal on just valmistamas meie südamed ette, et me õpiksime usust elama ja mitte ei käiks nägemises. Ja Jumala sõna ütleb ka nõnda, et õige jääb usust elama, Rooma 1:17. Õige jääb usust elama. Ja ma tahan sind täna julgustada käima usus ja mitte nägemuses, sest Jumal ootab, et me usuksime. Ja mind väga innustas see lugu Abrahamist ja Saarast ja ma tahan lugeda Heebrea 11. peatükis, kus ütleb niimoodi, usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Usust asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sellesama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja oli Jumal. Usus sai Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks. Seepärast ka sündis sellest ühest ainsast pealegi mehejõu kaotanud mehest hulga poolest nii palju järglasi, nagu on tähti taevas, nagu on liiva mererannal, mida ei saa ära lugeda. Need kõik surid uskudes saamata kätte tõotusi vaid nähes ja tervitades neid kaugelt ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peale. Vau, milline lugu, kui palju nad pidid uskuma, et Jumal teeb nendest suure rahva, aga nad ise ei näinud seda. Nende ise enda silmi saanud näha ja nad pidid uskuma ja nad ei saanud seda tõotust omal käel kogeda. Ja mina olen täpselt maitsnud teda sama vilja ja võib-olla lähed sina samamoodi sellest täna läbi. Sa teed usus asju, sa palvetad usus, sa külvad usus ja sa usud asju ja sa ei näe neid. Ära kaota julgust, sest ma usun, Jumal kasvatab meid, et me elaksime usus, mitte nägemises. Sest see, mis on tulemas, Issand ise hoolitseb tulemuste eest, edu eest, numbrite eest, kasvu eest, aga sina külva usus. Nii et ma tahan sind, armas sõber, julgustada täna. Ela usus, mitte nägemises, sest see, mida Jumal teha tahab, on nii palju suurem. Jumal ei taha, et numbrid ja imed ja tunnustähed ja suured asjad saaksid tähtsamaks kui Jumal ise. Tihti need võivad saada meile ebajumalateks, et ma tahan näha imesid ja see on tähtsam kui Jumal ise. Ärgu need saagu takistajaks minule ja sinule, vaid me elame usus ja kuulekuses, isegi kui me ei näe imesid. Sest see on see, mida Issand teeb. Ta valmistab minu ja sinu südant täna ette suuremateks asjadeks. Ole julgustatud, ela usus ja mitte nägemises. Amen.